laval ärme unusta minu kõrval, kes... Natuke siledamaid poisse. Pärast kontserti lava taha. Mihkel Raud, eks ole, kes on minust poole noorem. Tema võtab, muidugi. Juba võtsid. Ja vaata, see on jube raske nüüd vahet teha, kui ta sulle otse silma ei vaata, eks ole, et võib-olla see kiljumine käib kõik natuke vasakule. Eks ole, ärme seda unusta. Ja teine asi on see, muidugi see on naeruväärne, kui sa endale neid, mis ma korsetti pane. Talje on läinud, ütleme, ammu juba ja korsette ja asju ja mul on selline Türgi vöö, mida ma 10 tiiru ümber keha ja see hoiab diafragma nagu õiges kohas ja tegelikult ainu võimalik ilma selleta ei saagi enam. Mihkliga avastasime, et me oleme sukafetišistid mõlemad. Vaata, kui põnev teema jälle, eks oleks ma kohe märganud. See on kurat põnev teema, jah. Tagasi tööle. Mina näiteks olen ka, minul on ka jalafetiš, mida ma tean, Mihklil on ka, aga võtta kurat sukafetiš, et mul ei ole. Jalg peab olema sukastatud ja just siuke siidine, eks ole, aga selles mõttes see kellegi teise jalas või enda jalas on ka ju huvitav. Mina panin küll lapsepõlves oma ema suhtaks jälga vähemalt. Olen korra proovinud, mis see on, kui on, loomulikult kapist oli võtta ja et mis see tähendab, kui sul on, kuidas naine tunneb ennast? On see huvitav, nagu teiste elude elamine, ma pean tunnistama.